No ilmad muutusid sellise hooga, et kui siin paar päeva enne meie võttepäeva algust oli veel paks lumi maas, siis täna ümbritseb mind rohelus. Tegelikult selle lume võtmes tekkis mul küsimus, et kas õunapuude ja viljapuude lõikamisest on äkki liiga vara rääkida, talv on ju õues, siis tegelikult tuleb välja, et ei ole liiga vara midagi, nii et on paras aeg rääkida sellest, et oleks aeg hakata viljapuid lõikama ja kuidas seda siis teha. Enne kui räägime sellest, millal ja kuidas, alustaks juttu tõsiasjaga, et miks üldse peaks oma viljapuid lõikama? Sellega on nii, et ega tegelikult puu seisukohalt ei olegi üldse vaja lõigata. Et puu võib kasvada nii, nagu ta soovib, võib-olla vahest on natuke vaja aidata, aga me soovime lõigata ikkagi sellepärast, et meil on mingisugused soovid või ootused sellele puule. Kas me soovime, et see puu kannaks vilju, võimalikult suuri, võimalikult maitsvaid, aga samas võib ka olla, et me vilju üldse ei soovi ja näiteks soovime, et puu annaks meile varju kuumal suvepäeval, et oleks kus istuda või äkki vanaisa või vanaema on selle puu istutanud. Et sellest lähtuvalt me siis ka valime selle, kas me lõikame, kuidas me lõikame, millal me lõikame. No lähmegi kohe sinna, millal me lõikame. See on, ma arvan, asjatundmatute inimeste seas igipõline vaidlus, et kas nüüd puid peaks lõikama kevadel või neid peaks lõikama suvel või on hoopis mingisugune kolmas aeg, kus neid on hea lõigata. Tegelikult on nii, et vaielda ei olegi üldse vaja, et puud võib lõigata kevadel, võib lõigata suvel. Lihtsalt erinev lõikusaeg tingib nagu erineva reaktsiooni. Kui me lõikame kevadel, siis puu kasvatab rohkem vesivõsusid. Puu reageerib rohkem, sest tal on puhkeperiood, peale seda ta ärkab ja ta hakkab kohe suunama oma kasvujõudu siis nende uute võrsete kasvatamisse. Kui me lõikame suvel, puu tegeleb parasjagu viljadega, viljade kasvatamisega ja ka neid vesivõrseid ei tule nii palju. Ja samuti lõikehaavad kasvavad suvel paremini kinni, et teinekord suuri lõikehaavu ongi parem suvel lõigata. Kui me nüüd läheme lõikamise juurde, siis ma nägin praegust siin meil ka kasutusel olevat kahte põhitööriista. Olid käärid, olid saag ja tegelikult ka natuke suuremad käärid ehk sellised lausa tangid. Et milline üldse see tööriista arsenal peaks olema, kui me õunapuu kallale lähme? Kõige põhilisem tööriist on käsikäärid. Nad võiksid olla peenemate teradega, nii et mahuks okste vahele lõikama ja oluline on jälgida ka seda, et nad on vahelite teradega. Et vahelite teradega kääridega me saame lõigata nii, et ei jää oksa tüügast. Teine tüüp, mis on olemas, on alasiga käärid. Neid siis on mõistlikum kasutada näiteks lõigatud okste tükeldamisel, sest nendega, kui me puu pealt lõikame, siis jääb selline konts või selline tüügas. Kas lõige peab olema võimalikult tüve lähedalt või peaks olema seal kindlasti mingi sentimeeter eemalt? Siin tuleb natuke tunda puubioloogiat. Puul on selline kaitsemehhanism, mis aitab haavasid kinni kasvatada. Et need haavad ei parane mitte kunagi, aga puu suudab nad kinni kasvatada ja katta. Ja katta on vaja just sellepärast, et see lahtine haav on hästi hea värav seenejoostele, kes õhus levivad sinna kinnitumiseks ja sealt kaudu puu sisse levimiseks. Ja nüüd, kui me lõikame, siis me peame aitama puul kaasa seda kaitsemehhanismi rakendada. Ehk siis tegelikult on nii, et kontsu ega tüügast ei tohi jätta. Et siin on natuke erinevaid koolkondi, aga üldiselt viljapuude puhul on nii, et võiks lõigata võimalikult selle tüve või alles jääva oksa lähedalt. Siis see puu suudab selle haava kinni kasvatada. Kui me jätame tüüka, siis seal elutegevust ei ole, sinna ei liigu toitained ja seal ei toimu seda kinni kasvamist. See tüügas jääb alles, ta kuivab ja ta jääb igavesti selleks sissepääsu kohaks seenejoostele. No siin mulle kohe meenub nüüd, kui ma väike laps olin ja nägin, et vanavanemad õunapuid lõikasid, siis need lõigatud okste kohad värviti üle. Ma tänapäeval seda näinud ei ole, kas seda ei tehta ja kas seda peaks tegema? Siin on ka nüüd, siin on nagu kaks erinevat koolkonda. Ühed ütlevad, et võiks katta, teised ütlevad, et ei ole vaja katta. Vanasti kaeti värviga, mis tegelikult ei ole kõige parem variant, sest ta jätab sellise mitte hingava kihi ja kui nüüd seenejoosed on juba sattunud sinna haava peale, siis neil on hästi soodne keskkond seal all tegutseda. Aga tänapäeval on ka müügil selliseid õhku läbilaskvaid haavapeitse, haavamäärdeid ja suuremate haavade puhul neid võiks ikkagi kasutada, et siis hoida seda niiskust haavas ja et seal elutegevus toimuks ja puu suudaks seda haava kasvatada kinni. No teie olete professionaalina ilmselt näinud igasuguseid õunapuid, mida on lõiganud kodus inimesed ise, mida on lõiganud teised aednikud, arboristid. Mida teie soovitate nüüd? Tegelikult meie selle väikese saatelõiguga ilmselt kogu teadust selgeks ei saa.
kuidas nüüd läheneda selle asjale niimoodi, et võimalikult vähe kahju teeks oma õunapuule, et kas peaks kutsuma teid või mõnda teist arboristi? Noh, see nüüd sõltub, et kas harida ennast puubioloogia valdkonnas, sest kõige olulisem asi, mida ei tohiks teha, ei tohiks lõigata tüükaid, ei tohiks jätta liiga suuri lõikehaavu, alates 10 sentimeetrist läbimõõduga on juba väga suur lõikehaav, puul on sellega raske toime tulla. Et kui puu on kujundatud, sellist iga-aastast puhastamist, nagu ma ka näitasin, siis sellega saab igaüks hakkama, aga nüüd, kui puu vajabki sellist suuremat noorendamist, et teda ei ole väga korrapäraselt hooldatud, ongi hooldatud tüükaid jättes, palju vesivõsusid, siis on mõistlikum kas minna koolitusele või kutsuda professionaalaeda endale lõikama. Minul endal oma noores aias on esimene õunapuu umbes täpselt sellises vanuses, kus tegelikult tahaks ka natukene juba kääre näha. Nii et mina võtan nüüd siit õpitu kaasa ja lähen vaatan, kas saan hakkama. Kui ei saa, siis pöördun professionaalide poole.